Siukest asja polegi varem teinud, siukest kultiveerimist. No siin on see põld on see, kus käivad ka need, mis ta nimi oli nüüd, inglise keeles laserpaketid, aga mis ma eelmine kord ütlesin. Ja kuradi ämbriga võtavad mulda ja viivad, teevad selle põllu nii-öelda loodi. Ja ma siis põhimõtteliselt kobestan seda siukse pilliga. Väga huvitav. Ja põhimõtteliselt kuradi randaalne. Field boss. Field boss. Hallo boss. Selles on see laed. Hommikul peremees ütles ka, et kuule, et sa panen su uue traktori peale, siis sa saad videot teha. No seda teab, et ma teen videot sulle. Et ütles see, et panen sind uue selle riigi peale, siis saad jälle midagi uut enda videos. No kus mul see kuradi õlipotsi? Siin on. No seal on läbi. Da ladna. See on see kõige uuem traktor, mis meil on siin. Maja peal. Siin on muusikasüsteem. Sellega ma olen ühe korra lihtsalt sõitnud, aga kurat tööd pole selle pilliga. Kurat, siin on ka see. Uue põkalõõn. Päljend normaalne. Ega see peremees ütles, et see vend, kes siin tegi, täiesti useless, ütles useless kant. See on kõige parem, et siin on ikka see kant ja kant on ikka teemas, kui sa ju sitta teed. Useless kant. Seega see on jah, täiesti mõttetu kuradi muda täis ja kõik see, motherfucker, isegi mina näen, et see on kuradi lollus, mis siin tehtud on. Aga samas ma olen ka juba mingi farmer ikka olen. Igatahes me paneme teise kabja siia taha. Kuule, siin ma olen juba olnud. Ehk siis see töö, mida see vend, ma ei tea, mitu päeva ta tegi siin, 2 päeva või tegi 1 päevaga selle või? Vist isegi 2 päeva. See oli täiesti mõõdetu, sest ma teen üle selle. No see ongi see probleem, vaata. Et see vend oli seal nii-öelda seal teisel kõrval farmis, seal kus mina seda sorgot maha panin, seal kus ma plantisin. Ja seal oli ka, et seal peremees ütles, et kuule, et järgmine põld on siis siin, järgmine põld on siin farmis, et põld 55, et mine tee seal ka. Ta ütles, et okei, lähen teen, aga ongi, ta tuli siia, hakkas ise kohe tegema, et sealt see manager ei tulnud siia ja ei vaadanud üle, et kas on vaja seda nii teha, kas kuradi äkki midagi timmida, sest kui mina lähen näiteks sinna kuskile, no üldse, kui ma siin mingit uut tööd teen, see alati tuleb manager kaasa ja vaatab üle, et kas selle kabja settingud on õiged ja kas saab üldse teha, et kas traktor kinni ja et tema ikka nagu mõtleb selle peale, et see asi, mida ma teen, et sellel oleks pointi ja et see oleks nagu hea. Aga seal on natuke teistmoodi. Mine tee. mine sinna, mine tee seal. Eks jah, siia tulevad need kuradi ämbritega poisid tulevad siia. See põld ei ole ka loodis. Ei, see on mõnus töö. Siin ei pea mitte midagi vaatama. See on kuradi hea. Uus traktor ka. Ega ainuke asi, mis siin teistmoodi on justkui mulle endale. Kurat, see on juba sitane või? 500 tundi. Ja see on terve aeg seal olnud, poisid, See on nii, see läheb ka närvi. See on nii sitane siin kõik. See filter, kabiini filter,
no ma arvan, et seda pole keegi puhastanud. Traktorilt, see on ka näitab 98, ma arvan, et seda filtrit pole ka keegi puhastanud. No seda võib-olla ei peagi puhastama. Okei, aga kabiinifilter. Situte siia või? Mis sitt siin on see? Miks te hoiate? No täitsa. Ma ütleks ausalt, kui see oleks minu traktor ja ma saaks siukse kankari 520 tunni pealt, keegi hakkab saama. Ai, vaatasin ka, ma ei saa aru, mis see vend siin nüüd järsku teinud on, et nagu tõmbab kabja ülesse, sõidab edasi, laseb uuesti kabja maha. Tummine pinnas on siin, aga nagu töö on tegemata. Mis siin häda siis on nüüd? Mul küll põka ei ütle, et raske oleks. Vahepeal mõtlen küll, et nagu, jah, ma olen ka see fucking backpacker, on ja mõned backpackerid, mida sa siin teinud oled? Jah, aga nagu fucking backpackerile on vahe ka, nagu ongi inimesele, traktorimehele on vahe, ne? Aga kui sa keerad sitta siin keset põldu, mitte keegi ei näe seda, ne? Ütle siis kellegile, sest minu manager ei teadnud midagi, et siin mingi ongelma vahepeal on. Üks seal ennem oli ka lihtsalt mingi 10 meetrine auk, eks ole, ne? Noh. Jätadki niimoodi, on ja siis tuleb see laserivend, kes tahab seda kobedat mulda, on ja mis ta siis sealt ei võta mulda siis nüüd järsku või. See on ka, et kõrvad, ma ei tea, kas nüüd ei puhasta neid nagu mitte midagi ei puhasta või, sest no mul see mootori temperatuur on 99. No ta ei tohiks nii palju olla, sellepärast väljas ei ole nii soe ja no, sellel peaks olema, noh, ongi filtrid on tõenäoliselt umbes. No tutikas pill nagu. Kuradi ostad endale uue hobuse. Ikka annad talle kõige paremat toitu ju. Ma saan aru, ostad selle kuradi 10 aasta vanuse hobuse, et võib-olla talle ei pane seda kõige paremat kvaliteetsemat toitu, ja ikka võiks anda, aga võib juhtuda niimoodi, et aga kurat, kui sa ostad tutika hobuse endale, ikka annad talle kõige paremat kuradi heina. Ikka annad silo talle, mitte heina, eks ole. Mul on küll siuke tunne, et nagu üldse ei hoolitseta nende kuradi asjade eest siin. Sest kojamees oli ka, ma tegin kojamehed ka korda, ne? Sitane on, ne? Aga see ma vaatan. Ma olen siin mõelnud seda, et mis siin nagu teistest traktorites teistmoodi on, siis siin on niimoodi, et teistes traktorites on see suurem veeputli auk on siin ja siin on väike. Ei tea, kas ma mõtlen nüüd selle, et see on võib-olla sellepärast, et kui sa siin nüüd hoiad seda purki, on ja et seda purki sa tahad rohkem kasutada, no mul on telefon see praegu, et seda purki sa tahad rohkem juua nagu tihedamalt, et vett võtad vahepeal, on ja seda purki võtad tihedamalt. Seega putel on siia vandud veeputli koht ja muud muud no ekraanid on ilusad, jah. Te ole siia ka mingi kord paber pandud, sita paberit sul vaja nüüd siin põllu peal või? Kirun seda venda siin, kes tegi, aga see on jällegi see, et ma võib-olla kirun teda, absoluutselt seda venda, kes siin tegi, aga suures pildis mina näen seda, et talle pole lihtsalt öeldud, kuidas teha, sest noh, suures pildis mina näen seda ka, et kui mina midagi persse keeran ja midagi justkui midagi sellist, mida ma ei tea, siis on see sealt nagu kõrgemalt info mitte edastamine.
infopuudus on mul. Mina näen seda, et sellel venna, kes seda siin tegi, tal tõenäoliselt oli ka infopuudus, ta ei teadnud, mis selle põlluga nagu tehakse, miks ta teeb seda, mida ta teeb, sest mina olen suht kindel selles, et kui mina oleks alustanud kohe selle tegemist ja niimoodi, et üksinda oleks hakanud tegema, siis ma oleks kohe öelnud, et hallo boss, kuule, ma võtan pealt mingi 5 senti ainult, on normaalne või? Nii on normaalne. Siis oleks midagi muutnud, aga tema ei teadnud, mille pärast siin tehakse seda, võib-olla teda ei huvita ka, eks ole, mis sul nüüd on, läks raskeks nüüd või? Saad hakkama küll, mõned kohad on siin tummised, et see ongi see, vaata, et teda ka võib-olla ei huvita, ja siis ei saagi seda head tulemust. Ma arvan, sellepärast mina näiteks sellele managerile nagu väga meeldin ka, sest mind huvitab see asi reaalselt nagu, et nagu, miks ma seda sitta teen, mida ma praegult teen, vaata. Et nagu, ma ei viitsi, kui ma näen, et see on nagu mõttetus, ma küsin ka, et miks seda vaja teha on, et selles mõttes ma arvan, et sellepärast mina, Piip ja Sandra meeldime sellele managerile, et meid nagu huvitab ka. Siis ongi see, et kui sa tead, mida sa teed, põhjus, miks mina tahan teada, miks seda vaja on see, et siis ma saan nagu enda järgi nagu kuskilt nagu näpistada vahepeal. Siis ma tean, et okei, seda pole vaja siin teha. Las ta jääb, vaata, aga kui sa näiteks ei tea, miks sa teed, siis sa üritad nagu justkui nagu liiga korralikult teha äkki või. Minul on küll vahepeal see, et midagi läheb nagu persse, siis see on savi, sest vahepeal mul läks siin, no praegu läks 10 senti läks sellest mööda, öeldakse, et 10 senti läheb mööda, on persse, ei. Puutööga on 5 senti läheb persse, siis, teate, puutööga oli 5 senti vist või? Metallitööga oli sent või mill või? Igatahes mingid sentimeetrid on. Puutööga võib-olla oli, et 2 senti läheb mööda ja see perses või? Sent on see mängimisruum. Siin mul on siuke, 10 senti, aga kui ma ei teaks, mida ma teen, siis ma vaataks 10 senti, tõstaks kuradi kaabja üles, tagurdaks, teil läks uuesti, ma tean, 10 senti, pohve, savi vaata. Vahepeal läks 40 peale, siis ma tagurdasin, siis ma tean, et see on liiga palju. Aga mäletan, kui ma täiesti esimest korda tegin siin traktoriga. No see oli nagu see täiesti esimest, ma tegin täpselt sama asja. Jah, täpselt sama asja tegin esimest korda, kui ma tegin. Siis mul läks vahepeal 5 senti, ma mõtlesin, 5 senti läheb mööda. Aga siis mulle ka ei õpetatud, siis oli üks teine supervisor siin. Tema ei öelnud mulle, mis nagu, või ma siis mind ei huvitanud ka see, kõik oli nii uus. Ma ei saanud aru sellest asjadest. Nüüd ma nagu tean, miks me neid asju teeme, siis läheb kiiremini, eks ole, ja mul endal on ka mure vaba, eks ole, ja ma lihtsalt, mulle meeldib näpistada, aga nagu nendes kohtades, kust saab näpistada. Mitte, et ma kellegile nagu halba teeks, vaid et ma enda elu teen nagu lihtsamaks, ütleme niimoodi. Kurdi vana sitt, kurdi, vaatasid, see kurdi iste ei liigu ka tagasi või? Ei liigub või? Tahaksin tagapoole. Mida ma siin teen? Väga lihtne. Piip pani fentanüüli. Sandra tegi niimoodi, et fentanüül läks mullo sisse, aga siis siin tekkisid need mõned mügarikud ja mina olen nüüd see, et see on põhimõtteliselt viimistlus. Et peale seda lähebki seeme. Nagu ma aru sain. Aga vana sitt. See siis põhimõtteliselt, siin on mõned need suured tükid, see kuradi kobestab selle suure tüki katki ja teeb suure tüki katki ja siis tal on taga need veel, see vagude tegija, et see, siis ta... Peremees ütles ka, et see põka on väga väsinud, nagu nägid, see kuradi käigu eest annab siin kohe otsad.
natuke müriseb, no peremees ütles mulle, et see teeb hirmsat lärmi, et võta kõrvatropid kaasa. Kui ta näeks seda põkat, millega ma neid voksi purustasin, see on kurat lapsemäng, aga palav on siin. Mussi ka vist siin ei ole, palju siin töötunde on sellel. 12 111. No võims 12 000 tundi. See tegelikult, see põka läheb müüki, see oli tegelikult seal müügiplatsil, aga selle töö jaoks on vaja sükest suurt pilli, sest see on 8 RT mingi asi, ehk siis põkadel on samamoodi nagu BMW-del on 3. seeria, 4. seeria ja BMW-l on ka vist 8. seeria on see kuradi emalaev. Siin on ka, John Deere'il on ka 8. seeria on siis need suured traktorid, kuna see kabi taga, see kaalub nii palju ja meil piibutraktoriga saaks ka seda teha, aga piibul on vaja seda traktorit. Siis me pidime võtma selle, ma peame kuradi vana sitaga tegema. Ma loodan, et ma kõike põlde ei tee sellega. Jumala eest loodan. Ma teen kõik põllud, teen nüüd selle asjaga üle. Õnneks ma saan kiiresti siin sõita, aga siin on nüüd seal ma ei tohi kuskile pihta minna. Kuradi see põka, see sureb kohe ära. 1, 2, 3, 4, 5 sinna. 5. natuke üle. Ma olen vist valesti. Miks sa ei pööra? Ma olen täiesti vales vaos praegult ju. Andke mulle vähe parem traktor, sellega ma küll siin mingi täna võin ära teha, homme käige perse juba. Ma ei taha sõita sellega juba praegult. Kuradi kakamajadus see on siin. Kurat ei jää seisma ka ju. Vaata, mitmes saku ma pean siis minema. 1, 2, 3, 4, 5. Hakkasin keerama, aga ta siis ei pööranud. Oota nüüd, mida sa teed? Slõš, patsan. Šo, bljad, mida sa teed? Ja. Kuradi vanaema, mida sa teed? Okei. Kurad, mis masin sa oled? Noh? Pott, sa ei jaksa ju. Mida sa teed? Mul on siuke tunne, ma keeran selle kuradi põllu perse sinna. Noh, siin ääres. Ja noh, muidu see kuradi tulemus on normaalne, kas sitt ei pööra. Noh, siin on normaalne. Siin sõitsin ka peale, puhta peetis on siin, siin ei olegi pagu enam. No ma ei saa, see perse ei keera. Kuidas see peremees tegi? Ma vaatan, okei, mul on niimoodi, see on jumala p***sus. No siin on eriti peetis. Kus peremehel oli? Peremehe rann oli siin. Ja no kurat, tal on jumala norm siin. Või no parem. Ma ei taha perse keerata midagi. Jonnakas tuju on praegult, kuradi sitt traktor on. Iste käi edasi-tagasi, kuradi käigu aistub perseseene. Mis veel häda on, kõik on häda noh. Helistasin supervisoril, vaata siin on 2 pedaali, mina isegi ei teadnud seda. Et miks 2 pedaali on siin, sellepärast et vaata sa saad panna nagu niimoodi lukku ka selle. 2 pedaali on selleks, et kui ma võitan ainult seda vasakpoolset, siis vasakpoolne pidur läheb tööle, ehk siis ma saan vasakule paremini pöörata. Sest ma läksin vaata seal niimoodi nende vagude pihta, et õudne. Aga siis ta ütles, et vajuta seda kummale poole pöörat, sinna seda pedaali vajutad. Kurat, kus te ennem olite?
No kurat. No kurat. Kuradi sita vaja see traktor. Sest jah, ma olen kogu aeg mõelnud, et siin on 2 pedaali ja miks siin see lukustus on. Vaata, nüüd sain teada, et ongi vasak pedaal on siis vasakult poolt pidurdab ja parem pedaal pidurdab paremat poolt. Ehk siis ongi, saab neid järsemaid kurve teha. Kuradi taristu ministriks, noh. Kuradi nüüd teab, kuidas põka ka töötab. Raudselt on siin veel midagi. Filipe, saa oma tööga kiiremini valmis, ma saan selle traktori endale. Sest miks me kiirustame siin praegu, on sellepärast, et täna on laupäev ja teisipäev või kolmapäev tuleb võib-olla vihma. Ja ongi see, et kui vihma tuleb, siis jälle ei saa siin mingi nädal aega teha, vaata põlde. Sellepärast võeti see vana sitt, vaata. Et kui vihma ei tuleks, siis ma arvan, et oodatakse, kuni Filipe valmis saab ja siis läheks selle traktoriga. Aga jah, siin kuna vihm tuleb, siis tahetakse nagu võimalikult kiiresti see asi ära teha. Ahah, pöörab jah paremini raisk. Ammana! Kurat, aga ma tulin valesse vakku. Vähemalt pööramise sain selgeks. Aga kurat, ma tulin... Amatöör! Noh, kuradi rist ette, et see kuradi siit tööle läheks. Kuradi sitt. Ma olen nüüd selle põkaga nagu natukene nagu sõbraks saanud. Eks ta kurad jumpsib, aga kuradi ma olen vist aru saanud, mida ta tahab minust. Noh, natuke aeglane, mürsike. Kuradi traktor raisk. Ei, normaalne töö on. Midagi keerulist ei ole. Lihtsalt see traktor, kurat, ma ei tea, kaua ta elab peale. Filipe ütles, et tema on ka selle traktoriga sõitnud siis, kui mind siin ei olnud. Siis ta sõitis öösel sellega. Ja siis tema, ma arvan, oli ka frustreeritud. Ja Filipe ütles, et ta magas siin põrandal mingi 2 tundi öösel. Ma mõtlen, kuidas mina siia ära mahuks. Filipe on minust veel suurem. Kuidas ta siia ära mahtus? Ma kujutan seda pilti ette, kuidas Filipe siin põrandal magab. See võis olla päris koomiline. Ta ütles ka, et ta oli nii kettas selle traktori peale ja ma ei kujuta ette öösel selle traktoriga sõita. Tal tõenäoliselt ei olnud, muusikat ei olnud ka ja oi kurat, siis on ikka paksu pahandust. Tõuse üles, loll. Kuradi see ka ei... Fuck, näe. Jop. Kuradi põka raisk. No ma ei saa midagi teha. Kuradi kabi ei tule ka vahepeal üles. 13. käigu peab õigel ajal panema, muidu ta kuradi sureb ära selle. Niimoodi, et natuke saab tuure juurde ja kurat järgmine. Ja 2 käiku peab ülesse kogu aeg panema, sest muidu ühe kaupa lähed, siis sureb ka ära. Hea traktor. Katki! Mingi kurat lendas. Siin on see polt. Kumba pidi polt on? Niimoodi.
no täitsa kurat. Täitsa Mihkele. Aga just on läinud katki. Okei, niimoodi op, sealt võtan ka midagi kaasa. Op, stop. Kuidas ma üles saan siit? Okei, ma võib-olla... Nüüd järgmise põllu peale. Ära, kurat, siin kuradi kõrgel jama. Ei no siin balanss ära kaob, siis on kuradi aamen ka raisk. Kurat, see 8. käik. Ei, jah. No kurat, selle märgi ma võtan küll kaasa nüüd, jah. Miks ma siit alt olin? No see tuleb kaasa minuga. Pämm! No siis on nii. Ma mõtlesin, et natuke suurem pahandus tuleb, aga jopas. Pämm! Ma vahepeal mõtlesin, miks see ümber oli. Aga ma arvan, et siis, kui Sandra sõitis siin selle, millega ta vagusi tegi. Kui ta sellega sõitis, ma arvan, et ta tõmbas samamoodi pikalt jälle. Mina tegin siin selle siledaks ka siin. Miks siin siledaks tehakse? Põhjus väga lihtne, vaata, ennem olid siin normaalsed rööpad sees. Ja ongi see, et kui nüüd vihma hakkab sadama, täna on pühapäev. Teisipäeva õhtul, kolmapäeval lubatakse vihma. Et kui vihma hakkab sadama, siis see vesi ei saa minna sinna äravoolu. Et ta jääb siia ja siis ta teeb selle koha eriti pehmeks. Sellepärast me tegime kõik need tagaotsad, tegime kõik siledaks. Et siis see vesi saab ära minna ja see on päris oluline, sest ongi see, kui see tagaots on märgiga, siis põkaga peale ei saa minna. Et see tagaots on siis, kui see on kuiv, siis on põld ka kuiv, ütleme niimoodi. Sest ma vaatan, mis rööpad tegelikult ennem siin sees olid. Põhimõtteliselt, no mitte päris sellised, aga enamasti igal pool olid siuksed praod. Ja siis ongi see vesi ei saa siia tulla ja siis sealt nii-öelda nagu ära minna. Et sellepärast tegime siin tagaotsad ka sirledaks. Hello, boss. I just did a first pass in 61, but for me it seems like there's still a lot of dirt in the rows. Just I'll head your way. Okay, all right. Okay. Yep. No ma näen, et see ei ole see, mis ennem oli, ja siis ma kohe kurat annan teada, ta tuleb, vaatab üle, võib-olla teeme sellele kabjale mingit muudatuse, äkki paneme sügavamaks selle tagumise otsa. Aga noh, ongi see, et temal on ka kõvasti lihtsam manageerida, kui ta teab, et meie ka nagu mõtleme. Et mitte lihtsalt, et mine tee seda põldu, vaid et kui mina näiteks ma näen, et see ei ole see, mis ma siis teistel põldudel tegin, siis ma kohe nagu ütlen, sest see oli ka need teised põllud on saanud ühe vihma rohkem. Ja ongi, Sandra tegi need 2 põldu ära seal, siis tuli vihm. Ja siis ta tuli siia. Ehk siis seal oli muld oli rohkem seda vihma ja päikest saanud. Et võib-olla siin ka võib-olla nüüd ootame seda vihma, et see vihm teeks selle katki, sest on see, et siin on ikka need tükid on nii-öelda nagu need suured, eks ole, ja siis ta saab vihma, ta saab päikest ja siis ta hakkab niimoodi murenema siin, siis ta, aga no kuradi siin on, see tahaks natuke, see on nii märgvilata, et seal teisel põllul oli siuke suur tükk, ta oli juba täiesti kuiv, nii et kui ma üle läksin,
siis ta läks täiesti katki, aga siin on kurat, see on täiesti kamakas, see ei lähe kuidagi katki. Vaata kuradi ongi kuradi taristuminister. Mis see praegune taristuminister teeb? Ei tea kuradi sigadest. Ei tea mitte midagi. Noh, kurat, olen kuradi Eestisse hakanud taristuministriks, ongi kõike. Luba antud, et edasi teha. Ta ütles seda, et noh, et sinna vau keskele jäävad, no mõned suured tükid jäävad, onju. Aga ma teen selle suurema töö, teen ära. Ehk siis ongi see, et kui see suur tükk nüüd on, onju, siis mina teen selle suure tüki katki ja siis ainult see nii-öelda märg osa jääb siis nii-öelda nagu selleks tükiks justkui, onju. Ja siis see märg tükk saab siis nagu rohkem seda päikest ja tuult ja siis ta läheb kiiremini katki. Ma saan kohe aru, et siin on ikka praegult on ikka siuke tihe võitlus selle vihmaga, sellepärast et mõlemad manager ja supervisor on ka traktori peal, ehk siis praegult on meil 5 traktorit. Kõik traktorid, mis siin on, kõik töötavad. Kõik inimesed on traktorite peal, et enne vihma ära teha, sest no ega see, no praegult on 7. september. Ega kuu aja pärast läheb see seeme maha ja selleks ajaks peavad olema kõik põllud nagu valmis, onju. Ehk siis tegelikult on nagu, ma ei tea, kas on kiire, et kui vihma tuleb, siis on natuke hapu vist, onju. Aga kui vihma ei tule, siis on savi, onju. Aga kui vihma tuleb, siis mingi nädala 2 ei saa ikka asju teha või traktoritööd teha või mingi 2 nädalat ikka. Nädal kindlasti, võib-olla isegi 2. Ja meil on ka muidu tavaliselt pühapäeval puhkepäev, onju. Tutkid. Nüüd tõenäoliselt on kolmapäeval siis, kui, noh, mul on savi. Mul on vaja poodi minna ainult, mul on kuradi söök otsas. Aga selles suhtes manager ütles ka, et nagu väga hea, et sa nagu minu kohta siis, et nagu väga hea, et ma nagu päriselt vaatan ka, mida ma teen. Et mitte lihtsalt see, et sõidan selle traktoriga läbi siit ja siis pärast see, et oih, kuule, ei teinudki seda, mida tegema pidi. Et siis ta ütles ka, et temal on ka hea, et ta ei pea iga põlluvahetusel nii-öelda nagu kohal olema. Et ta tuleb kohale siis, kui ma ütlen, et kuule, et midagi on teistmoodi, midagi on hapu, vaata. Kui minu jaoks on hapu, vaata. Et tema saab ka praegu traktoriga sõita. Ja see on jah, kui manager on traktori, see on küll, kui manager traktori peal on, siis on kuradi juba kiire reis. Tema tavalist traktori peale nagu pigem ei lähe. Ta ainult õpetab meid. Aga kui tema traktoriga midagi teeb, siis tähendab, et siis on nagu kuradi kiire juba reis. Kuule, tubli oled või? Said hakkama küll, või? Traktoritega peab ka rääkima võib-olla. See on nagu nende lilledega ja kõikide taimedega peab ka rääkima. Näe, Filipe seal, ma ei tea, kas sa näed? Seal väetab. Filipe kurat ütles, et täna saab valmis kõik väetamise. Siis saab selle sitakurid maha müüa. Täna pidi valmis saama ju. Täna pidi valmis saama ju. Ei no, ma saangi õhta lõpuks või? Õhta lõpuks või? Sa tahad minust midagi või? Ah? Sa tahad minust midagi või? Ma ei tahan, et sa kuradi töö valmis saaks või? Või sa ringi kuuseldad või? Mis sealt ei saa mööda või? Seal on viljapõltu täis või? Ei ole, saab igal poole saab. Noh, seal on see... Ja võid minna üle põllu. Seal tee on olemas ikka või? Isegi? Tee on olemas seal 2 viljapõllu vahel või? Jaa. On olemas, noh, mees sa siis kuradi räägid mulle. Aeglane oled, pole midagi teha. Kuradi, ma saan tunni palka, mul pool. Arusaadav. No kuradi, tiksu seda tundi edasi siis. Jaa. Kuule, okei. Ma pean veel pesema ka seda pärast ju. Ennast pead ka ära pesema, haised kurat. Jaa. Urraa! Filipe sai eile valmis. Nüüd ma sain kuradi Filipe traktori endale lõpuks ometi. Aga ma kurat vaatan seda, et kas ma tahan tulla vaata võimalikult kaugele. Aga see on mul kõige madalam punkt, väga hea. Ikka kurat vaiksem on ja. Kabiinis rohkem ruumi.
ma olen kõrgemal, ma näen paremini. Külmkapp, Filippe jättis mulle sossa soolat joob siin. No kurat, siin see pidur töötab ka vähe paremini. Kõik on kurat Nietzsche raisk. Laske siis Mardisandid. Kadriõnne ja Madriõnne, Viljaõnne ja Rahaõnne. Kurat, ei tea, kas tänapäeval üldse lapsed käivad seda Mardisanti ja Kadrisanti jooksmas või? Ma tean seda, et kui mina noor olin, ma ikka käisin iga aasta. Kadrisanti ma ei mäleta, kas ma jooksin, aga Mardisanti ma jooksin küll. Koputasid ustele ja lasid alt kella ja kortermajadesse. Igatahes, ma olen nüüd järgmise põllu peal. Ja nagu ilgelt suur vahe on selles suhtes, et siin mul neid tükke nii suuri ei ole. Sest see põld ma lähen samas järjekorras, kus Sandra käis ja see põld, seda põldu mina tegin. Natukene siin. Igatahes see on kuivem olnud. Siin pole vihma nii palju tulnud vist siis. Pilv oli võib-olla seal pool. Siin on vaata väiksemad tükid ja siin ma saan kiiremini sõita. Seal ma sõitsin 12-ga, 11-ga, siin ma sõidan 14-ga. Seal mul oli keskmiselt tegin 9 hektarit tunnis. Siin ma teen kurat 13. No enne imet, sõidad kiiremini, teed rohkem. 120 hektarit teen päevas umbes või? Kurat, see seisma jäämine, see kõige mõnusam asi ei ole. Ma vaatan, mis see ilmataat ütleb. See on ka, oled ikka farmer oled siin, vaatad ka ilma ja nagu päris värk ikka. Praegult on siin 23,7 kraadi ja lubab, et homme ei tule, võib-olla kolmapäeval tuleb kindlasti vihma. Tere! Siin nende põldudega tegelikult ei ole seda, et nüüd iga aasta käib sama asi. No, mingid teatud asjad on jah, mis on nagu samad, aga ütleme niimoodi, et see viimistlus osas, nii-öelda seda, mida me praegult teeme, siin ei ole iga aasta sama, sest kõik oleneb sellest vihmast. Sest kui näiteks Sandra oleks teinud seda, mida ta tegi, vaata, et kui seda Piip pani fentanüüli ja siis Sandra paneb seda mulla sinna fentanüüli peale. Kui Sandra oleks teinud seda kuivalt, oleks kuivalt teinud, kuiva mullaga, siis ma arvan, et seda kapja üldse ei kasutatakski. Sest siis ei oleks neid tükke siin. Et see ongi see, et iga aasta tegelikult, no just kui on sama, aga samas ei ole ka sama. Suurematel korporatsioonidel on see ka nagu lihtsam, et nad saavad osta igasuguseid kapjasi endale, et igaks olukorraks. Sest ma arvan, et kui sa oled see nii-öelda ühe pere firma, siis no ma ei tea, palju see kabi maksab, no mingi paarkümmend tuhat ikka maksab, et siis sul ei ole punti osta kõiki neid tagaotsi, et siis sul ei ole seda võimalust, et saada see võimalikult hea põld justkui. See on minu nägemus. Peremees käis just ühel koosolekul, kus kõik need managerid siin olid, sai kiita seal, sest muidu tavaliselt teistes farmides nii igal pool siin see keskmine pallide kogus hektari peale oli niimoodi 15-16 oli keskmine. Meil oli kõige sitem põld oli 15,6 palli hektari peale. Ehk siis meil oli ka, eelmine aasta oli ka latna, kõvad vennad, no see aasta teeme veel parema, sest nüüd me valmistame ette ka, kõvad vennad valmistavad ette ka nüüd, Kurat, siin on keegi normaalselt sisse sõitnud ja
see võisin, see olin kindlasti mina. Mina tegin siin ma sõitsin jah. Ei no ei ole midagi teha. Vahepeal tuleb mingi tiripitski tuleb sisse. Selle vana sitaga on nüüd see töö tehtud, nagu näed. Meil hakkas vihma sadama ja põlla peale enam minna ei saa. Tegin ta puhtaks. No nii puhtaks kui teha sai. Siin vaata rea peal. Siin on kõik need masinad ja kärud, mis lähevad müüki. Siin on iga aasta on siuke, noh, vanad asjad müüakse maha, sest noh, kuna see on see suur farm ja suur firma, siin on enamasti kõik nagu üksed uuemad pillid ja need vanad asjad müüakse maha. Kõik, mis siin on, kõik saad ära osta, kui tahad. Kõik need traktorid on müügis. Päris palju traktoreid müüvad maha. Paarkümmend miljonit ikka seisab siin, mis müügis on. Kõik asjad, kui sa tahad sottonit kasvatada, kõik asjad on siin olemas. No mitte kõik need, kõik kavjad päris ei ole, aga enamasti kõik asjad ikka. Kõrd need harvesterid on ikka kõrd isopillid. Supervisor ütles, et nüüd see omanik, ma ei tea, mida ta omab siis, kas nagu neid kahte farmi või mingi suur manager või midagi sellist. Tema või üldse seda siin Austraalia piirkonda. Tema põhimõte on nüüd siin see, et traktoreid oleks võimalikult vähe nagu miinimumis hoida neid traktoreid. Sellepärast meil on seal kõrd, noh, sellepärast me pidime siit võtma ka selle, et traktorite kulusi hoida miinimumi peal. Noh, plussid, miinused on ja miinus ongi see, et kui nüüd ongi see, et vaatad, et kord vihma tuleb, et kõik traktorid peale panna, aga võt kõiki traktoreid ei ole, vaata. Kulusi on vähem, sest noh, neid traktoreid peab ikka hooldama. Ma arvan, et kui seda traktorit nüüd korda teha, siis ma arvan, et läheb umbes sama palju, kui see traktor maksab, kui mitte isegi rohkem. Just mõned asjad siin tõesti on nagu vanad, no näiteks nagu see sitt, vaata, seda tõesti ei ole vaja, aga nagu kui ma seal vaatasin, siis mõned traktorid tundusid ikka nagu uued. Hello. Hello, what you doing? What? I said, what are you doing? Where are you? I'm waiting for you. Fuck, really? Yeah. I'm just leaving prison. Damn, Tanner out. Yeah. I'm just about to throw a fishing line into the ocean. Nah. Yeah, you let the worm go. I'm at where all the tractors are that are for sale. Did you clean it up before you parked it over there? No. It's got to be cleaned up. Of course I cleaned it up. Fuck, I don't know with you fellas. Yeah. Kõrd, need on ikka manageri ja supervisoriga suhted on ikka väga head. Võib nii öelda. Saab nalja teha ja et ei solvuta. Tema teeb minuga nalja, mina teen temaga nalja. Et nii nagu justkui nagu olema peab. Selles tuled olid nii sitad, et kui ma eile öösel tegin, siis ma ikka olin hädas sellega, et ma ei leia vagu ülesse. Eks ta niimoodi ole, et pimedas ongi seda õiget vagu nagu keeruline leida. Aga kui tuled on head, tuled põlevad, eks ole, siis pole nagu probleemi. Näiteks soolalamp põleb, noh, see näitab ikka mingit valgust, aga ei ole päris see, mul see tuled on nagu soolalambile